Nii, tere tulemast tagasi, ma saan aru, et me oleme ka veebis jälle eetris, et päeva lõpuks me hakkame siis tegema päriselt seda kaasamist, millest me siin päeva otsa oleme rääkima, et hakkame tegema ID-korjet, aga veel enne, veel üks näide sellest, mida Eestis on tehtud. Me räägime Paide varivolikogust ja ma arvan, et see on vist üks aktsioon, mis on meedias päris palju kajastust leidnud, ehk olete juba kuulnud, et siis Paide teatri eestvedamisel moodustati nii-öelda varivolikogu, mis arutas läbi kõik Paide linnavolikogu istungile jõudvad teemad, ma saan siis aru, ja seal oli 23 varivolinikku, nii et üks varivolinik on meil siin ja mitte lihtsalt volinik, vaid selle varivolikogu aseesimees Birgit. Räägi siis, miks sellist varivolikogu on üldse vaja, et millega siis see tavaline volikogu hakkama ei saanud või mis oli selle aktsiooni eesmärk? Tere! Nagu sa ka ise ütlesid, siis võtmesõna on kaasamine. Et me kõik oleme jube targad teoorias, kui me räägime kaasamisest, aga kui paljud kohalikud omavalitsused tegelikult siis seda linnarahvast kaasavad. Paide teater tegi Paide linnavolikogu jaoks väga suure sammu ja tegi tegelikult selle töö nende eest ära. Linnavolinikel tuli ainult kohale tulla ja siis arvesse võtta. Ma väga loodan, et see nüüd selle 100 päevaga, mis see varivolikogu töötas, ei lõppe ja et edaspidigi meie 23 varivolinikku siis saame innustust ja nagu me ka pühapäevasel viimasel istungil kuulsime, siis väga paljud, kes meie varivolinike seas olid, on oma nii-öelda kodukohas hakanud asju edendama, mida enne nad ei oleks arvanud, et nad üldse tegema hakkavad, et see andis ka rahvale sellise inspiratsioonilaengu. Aga räägi lähemalt, et mida see sinule kui sellisele varivolinikule õpetas, et kas oli ka midagi nagu üllatavat, mida sa võib-olla tavakodanikuna ei oskakski tähele panna muidu? Minu jaoks oli kõige suurem üllatus see, et kui me vaatame tavaliselt kohaliku omavalitsuse dokumente, siis see on üks suur pikk lõputu jada väga keerulisi sõnu, aga meil oli imetore Ott Karulin koos teiste ametnikega, kes tegi kõik need dokumendid meile nii lihtsalt arusaadavaks, et ma lugesin ja ma tõesti sain kõigest aru ja ma ei oleks kindlasti sellest saanud aru, kui ma oleks ise läinud sinna kohaliku omavalitsuse lehele ja hakanud neid dokumente nii-öelda läbi kammima, et võib-olla see on ka linnavolikogule õpetuseks, et alati tasuks teha selline lihtne linnarahvale loetav kokkuvõte oma istungitest. Aga mis tulemus sellel on? Ma saan aru, et see nii-öelda aktsioon just äsja lõppes, et pühapäeval oli viimane istung, aga kas sellel juba on mingisugused tulemused, kas Paides juba tehakse midagi teistmoodi, otsustusprotsessis, tõenäoliselt ellu viia veel ei ole väga palju jõutud, aga vähemalt kas ka otsustusprotsessis on midagi muutunud? Kindlasti on. Nagu ma ütlesin, et meil sellised pisemad, Paide linn on teatavasti Eesti suuruselt teine linn Pärnu järel, ehk siis meil on väga palju selliseid pisikesi maakohti, kus nüüd ka siis elu hakkab keema ja tuuakse nii-öelda linna südamesse ka info kokku. Lisaks me võtsime pühapäeval vastu ka otsuse, et me loome Paidesse uuesti kogukonnakeskuse, mis meie poolt siis nüüd tööle läheb ja me ei lõpeta enne, kui see ka käima saab. Mida see kogukonnakeskus tähendab? Mida ta teeb ja kuidas ta teeb? Meil Paides ei ole praegu kohta, kus linnarahvas saab koos käia. Tõesti, mitte ühtegi kohta ei ole. On noortekeskus, kus käivad sellised kuni 16-aastased noored või mingi osa neist, aga meil ei ole kohta, kus koos käia. Kunagi meil see maja oli, me saime sealt laenutada rattaid, lihtsalt õhtuti nii-öelda linna elanikega kokku saada, jutustada, kohtuda linnavolinikega, et mingeid edasisi plaane arutada, teha lihtsalt, ma ei tea, pühapäevasi pannkooke, mis iganes sul pähe tuleb. Kõik peavad sinna saama tulla ja kõigile peab olema see siis nii-öelda meeldiv koht. Aga seal kohas siis, kus te hakkate koos käima, kas seal hakatakse ka nii-öelda poliitikat arutama, et lisaks pannkookide kõrvale, et ka poliitika arutamine, et mul praegu meenusid, vabandust, sellised head inglise seriaalid, kus kohalikus kõrtsus selliseid asju ikkagi arutati, siis kes on nagu see, kes hakkab seda arutelu seal kuidagi moodi nagu ohjama või struktureerima? Et see ei ole lihtsalt asi, mis nagu jääb sinna, et räägin seal pannkoogi kõrvale ära, aga et sellel oleks ka nagu mingisugune väljund olemas.
Vaat selle jaoks ongi meil nüüd aeg, et me pühapäeval võtsime vastu see otsuse, et see luuakse ja nüüd on vaja mõelda selle sisu üle, et mis seal täpselt olema saab. Ma kindlasti ei ütle, et seal poliitika üle ei arutleta, sest et noh, see on selline koht, kus me võime kõigest rääkida, aga me kindlasti tahame olla kindlad, et kui seal millegi üle arutletakse, siis see jõuab ka nii-öelda vajalike inimesteni see arutluse tulemus. Aga kas need 23 varivolinikku, kas nad nagu leidsid ikkagi alati seda aega ja tahtmist kõik need materjalid läbi töötada? Või muutus see ka nagu mingil määral kooramaks? Ma saan aru, et see oli selline ühekordne aktsioon, et see tõenäoliselt ei ole mõeldav pideva protsessina. Pidevalt see võib-olla ei oleks tervislik jah, sest et see on ju ikkagi teine täiskohaga töö kõrvale. Et kui ma võtan näiteks nüüd möödunud pühapäeva, siis meil algas kell 12 päeval komisjoni päev ja me lõpetasime 22.15 õhtul etendusega. Ehk siis kuna mina töötan siin Tallinnas tegelikult üldse nii-öelda nädala sees, siis minu laupäeva õhtu oli seal, et mina lugesin kõiki neid toredaid materjale, mis Ott ja Oliver meile siis saatsid. Viisin ennast kurssi ja siis tegelikult terve pühapäevane päev olin ma Paides ja tegelesin selle varivolikoguga. Et kui ma peaksin iga kuu ühe nädalavahetuse selliselt ohverdama, siis varsti see võib-olla ei oleks jah tervislik. Aga sellepärast meid ongi 23, et me saaksime kõik oma panus anda ja keegi ei saaks liiga suurt koormat. Aga ma saan aru, et te käisite kõik ikkagi koha peal või olid teil olemas ka e-lahendused? Kuna me täna oleme nendest erinevatest e-lahendustest rääkinud, siis milliseid vahendeid te kasutasite? Meil oli küll paar esimest korda näiteks üks varivolinik seina peal Zoomis, kes sai ka siis nii-öelda esimehe ja aseesimehe ja komisjonide esimehe valimisel kaasa lüüa niimoodi, et ta oli seina peal, lehvitas ja siis helistas või kirjutas meie Paide teatri siis ametnikule, et keda tema valida tahab ja see Paide teatri ametnik salaja valis tema siis valimiskastis. Et see oli võimalus, aga õnneks me saime enamasti ikkagi kõik koos olla. Et see silmast silma kontakt, millest me just eelmises paneelis rääkisime, et see oli nagu üks oluline komponent selles aktsioonis. Kindlasti. Ja meil oli ka, no nagu volikogus ikka, meil oli pikk must laud, mis oli 6 meetrit pikk ja me istusime kõik toredasti seal ja meil oli haamer ja meil oli kuldne valimiskast ja kõnepult ja kõik oli nii nagu päris. Aga üks pool on nüüd see, et arutasite neid volikogu istungil esitatud materjale, aga kas te ka ise algatasite midagi või oli teil üldse varivolikogunas õigus midagi ise algatada? Ma arvan, et õigus algatada on kõigil ja meie ka seda õigust kasutasime. Meil oli ka avalik ideekorje, ehk siis me oma keskis tegime ideekorjet, et mida see Paide vajaks, et mingi asi, mida Paide vajaks, mille jaoks ei ole vaja 10 lisamiljonit eelarvesse, vaid kogukonna ühist panust. Ja meil oli seal 7 ideed ja siis pühapäevasel päeval me säelusimegi välja selle, et see, millega me tahame edasi minna, on see kogukonna keskus. Et selle jaoks ei ole vaja 10 miljonit, kui meil on see rahva tahe. Kindlasti on raha vaja, aga me saame sellega hakkama. Ja viimase küsimus on, et mis olid need teemad, mis võib-olla kõige rohkem neid erinevaid seisukohti just väljendati, mis nagu kõige rohkem arutelu tekitasid, et me täna siin juba oleme kuulnud, et traditsiooniliselt on see ikka puud ja haridusasutuste sulgemine siis otseses mõttes, aga mis Paides olid need sellised kõige kriitilisemad teemad? Kui sa praegu niimoodi küsid, siis mulle meenub kohe ka see esimese või teise komisjonipäeva vestlus, kus meil tekitas esimese kõige tulisema arutelu see, kas Paide päästetöötajatele leiaks igakuist toetust juurde. Minu arvates see oli 100 eurot, mis neile juurde oli vaja määrata ja meie laud läks niimoodi põlema, et ma arvan, et vist mitte ükski teine teema ei suutnud seda varivolikogu nii põlema panna. Aga mis oli siis otsus? Otsus oli see, et kuna volikogu oli siis öelnud, et nemad seda eelarvest raha ei leia, siis meile see ei sobinud. Meie arvasime, et päästeametnikud on olulised inimesed, et neile tuleb see raha leida. Ja kuna meil volikogu enda palku sai tõsta, siis me leidsime, et ka päästetöötajate palka võiks tõsta, nii et me tegime neile selle ettepaneku. Ja Ott, sul on küsimus, ole hea. Või kommentaar? Mul on kommentaar, kuna ma olin tõesti variametnik ja ma pidin selle vestluse ajal ka seal istungil sekkuma. Et see oli ühe Paide linnavolikogu liikme poolt esitatud eelnõu maksta päästetele töötasu lisa, aga selle aluseks olev kord, millele ta viitas, mille alusel seda maksta,
ei oleks kuidagi saanud olla selle aluseks, et see oli juriidiliselt võimatu niimoodi maksta ja siis see vaidlus tekkiski nagu selline, seal tekkiski selline kognitiivne dissonants, et ühelt poolt varivolinikud kõik tahtsid toetada päästjaid, aga väga raske oli aru saada, et kuidas aga et selle niimoodi juriidiliselt ei ole võimalik seda teha. Sest et ja see ajas nagu juhtme kokku kõigil. Mul tekkis ka siin tegelikult küsimus, et see on see koht, kus ma saan aru, idee tuli päris volinikult, kes ei peagi võib-olla aru saama, et mida volikogu saab ja ei saa teha, sest et iseenesest päästeametnikud on ju riigiametnikud, et omavalitsus talle palka ei maksa. Mida omavalitsus tavaliselt nad teevad, pigem omavalitsused toetavad mingisugust taristut seal vabatahtlike päästekomandode juures, aga jah, see tõepoolest, ega mina ka ei suudaks välja mõelda, kuidas omavalitsus saaks maksta palgalisa inimesele, kes ei ole üldse tema palgal. Aga ma saan aru, et kirgi küttis kõvasti. Aga igal juhul suur tänu teile ja ma usun, et me kuuleme sellest Paide juhtumist veel meediast kindlasti edasi.